nõnda, aga nüüd siis see osa, mis selgitab, miks te laudkondade ümber istute, on mõeldud, et pärast on meil niikuinii ühisarutelu ja kõik ideed saab vähegi, mis on, saab välja käia, aga esialgu teeks natuke rühmatööd ja meil on ka atribuutika vastav olemas, teemakaupuna. Ja teemad oleme jaotanud, tuleb öelda suhteliselt vägivaldselt 6 grupiks, niikuinii nad kõik käivad omavahel. Aga oleme ette valmistanud väikse teema kokku võtta, mõned näited ja küsimused, mis võiksid aidata teil seda teemat omavahel natukene läbi rääkida, et siis juba suuremas ringis edasi minna. Ülle, kas sa ütleksid näiteks, et mis on konkreetselt teie kui meie tellijate ootus tänasele veel kord, et miks me siin nende teemadega üldse tegeleme? Väga hea, et sa selle palve esitasid, ma mõtlesingi, et võib-olla ma alguses ei väljendanud seda üld selgelt. Asja mõte on see, et ka tänase arutelu tulemusel me märgime üles hulga neid ideid, mis võiksid olla seni tavapäraseks peetust erinevad ja pakkuda neid välja võimalike lahendustena kohaliku omavalitsuse ja riigihalduse reformiks. Et külli osa selle reformi paratamatusest meile juba kirjeldas, et see on see nii-öelda finantsiline või Exceli osa, et lihtsalt raha ei ole, rahvas teeb ka vähemaks, kui oluliselt sisserännu reegleid ei muuda. Mart Nutt istub siin selle teema erakordselt hea ekspert, istub siin kohe lähedalt ja kindlasti tekib võimalus küsida Mardi käest, kuidas ta suhtub massilisse immigratsiooni. Et ühesõnaga, need probleemid on paratamatud, aga samal ajal tahaks, et Eestis saaks elada väga hästi. Ja nii nagu ma juba osutasin, et siis näiteks keda huvitab küsimus sellest, kuidas võiks ühistranspordi korraldada edaspidi nii, et inimesele sõidab auto näiteks mobiililahenduses tellimise peale ise kohale, viib ta linna arstile ja teine auto toob tagasi, et Eestist võib saada vabalt selle idee katsepõldu. Täna selleks juba ettevalmistused käivad, et vaja on, et avalikust toetaks, tuleks Eesti ettevõtlus kaasa ja nii edasi, me saame tegelikult maaelu probleemist ühe kanti jälle lahendatud. Nii et me püüame saada ideid väljastpoolt juristide ja avaliku halduse spetsialistide ja poliitikute ja ametnike ringi, siis arutada läbi, kas need ideed on teostatavad, esiteks arvestades inimloomust, Eesti elu, Eesti inimest ja arvestades ka juriidilisi ja majanduslikke põhimõtteid, aga veel kord, et ma tahaks väga julgustada suhtuma selles mõttes uudishimuga ja toetavalt. Et mina olen küll seda elus korduvalt näinud, et algul mõtled, et mingisugune igavesti ogar ja naiivne ideestik ja pärast elu hakkab käima just nii. Ja üks tahk, mille veel unustasin märkida, et tegelikult meie, kes me siin oleme mõned aastad vanemad, et me näeme, et see on tegelikult noorema, väga hästi haritud ja maailmast palju reisinud inimeste vaade elule. Et selles mõttes minu arvates oleks vale seda ignoreerida. Nii et ühesõnaga nendes laudades ma loodan, et tuleb hulk mõtteid selle kohta, et kuidas võiks konkreetselt riigihaldust ja kohalikku omavalitsust reformides muuta elu paremaks nendes 6 valdkonnas ja meie omalt poolt paneme need kirja ja põhjendame halduslikult ja juriidiliselt ära ja on teatav lootus, et need võetakse ka siis erakondade valimisprogrammidesse ja et nendest saab isegi kunagi asja. Mina olen sügavalt seda meelt, et kui hästi põhjendada, kui inimesed seda mõtet kannavad, et miks siis asja ei saa. Et ma ei tea, kas see oli piisav. Jaa, just nüüd ma teen selle liigutuse, et ma lihtsalt määran need teemad laudadele ära ja siis ma palun teil sagida huvitava teema juurde. Oota, aga ütle ka, et sa tahtsid, et umbes tund aega arutame laudades ja siis läheb see vaba ühisarutelu edasi ja siis me siin tänu kaamerameeste ja mikrofonimeeste abile siis teie sekka paigutatud kirjapulgaga agentidele me katsume siis kõik selle, mida me siin arutame, ka üles tähendada. Kes fikseerib, kes kirja paneb? Jaa, et enamustel laudadel meil on oma mees ringis, kes paneb kirja, aga mõnel laual ja peame paluma, et keegi oleks ülesmärkija ja võib-olla siis ka pärast ütleb kokkuvõtvad sõnad. Ja siis meil siin liigub ringiga üks pisike märklik, kuhu võiks ka oma osalemise üles tähendada, et see läheb siis ajaloo tarbeks. Ühe teemaga. Miks mitte, mis teema sul on? Teema on julgeolek.
et praegu olukord ilmselt hoopis teistsugune, et mingi hetk rohelised mehikesed kuskil põõsa vahel ja vaat siis mis teha. Ma arvan, kogukonnal on see väga oluline roll mängida. Aga mina olen saanud selle julgeoleku mõttegi sinna samba indiviidi kogukond juurde, sest muide eile meil oli just väga huvitav arutelu presidendi mõttekojas, mõned inimesed ka siin olid osalised ja ma ei tea, et me võime Ülariga pärast, kui kellelgi on huvi teile natuke rääkida sellest, et mida või mis ohte näiteks julgeoleku seisukohalt toob see, kui asuda institutsioone või usaldust institutsioonidesse lõhkuma. Et võib-olla väga heal eesmärgil ja võib-olla see kõik on väga tore, ütleme rohujuure demokraatia ja nii. Aga et mis tulemuseni see julgeoleku aspektis viib, et see on omaette küsimus. Aga et Karri, kui see sobib, et siis... See on tegevuse teenus tegelikult. Saate rovin teile üles. Julgeoleku tagamine. Tegevus, mis tagab kogukonnas julgeoleku. See on punkt number 2, tegevuse teenus. Nagu te näete, siis enamik teemasid on omavahel täiesti läbi põimunud ja see tähendab seda, et kõikidel on võimalik arutada just seda, mida nemad vajalikuks õigeks peavad. Ja Karrile aitäh, et ta tõi selle julgeoleku mõõtme. Ja tegelikult siin on muide ka näiteks julgeoleku mõõde selles mõttes, mida eile Külli mõttekojas mainis, et kas näiteks alatasustatud, kibestunud ja lootuse kaotanud õpetaja ei või olla tegelikult julgeoleku, kui me räägime näiteks psühholoogilisest kaitsest. Eriti kui ta on Narvas. No nii. Tõesõnaga, aga siin on igal juhul pealinna regiooni asjade reguleerimine, et meie siin oleme Sulevikast Jüri ja Kamila või sa rahvud, kas sul on? Kasutan võimalust järele panema. Meil on lõpuks on juhtunud meie pealt ära tegelikult. Kas kogukondade kohalike omavalitsuste ja riigi suhete korraldamine ja administreerimine on omavahel sünonüümid? Aga miks need on pealkirjad mõeldud kokku? Me ootame elukeskkonda inimesi. Üks asi, kus tuleb napakene erustada, on linnakeskkond ja maakeskkond. Seal on, mõtlen, et oma ruumi raadiused on erinevad ja valmisolek kommunikatsiooniks. Ja ka teatud selline stressi üldnivoo on erinev. Sellest tulenevalt on erinevad pääsekmehhanismide jõud on erinev. Mingiks kokkutulemiseks või millegi tegema. Mis sa meilt tahad saada? Omavalitsuse riigiahdusreformiks, mis meie käsitleme neid koos samas põhjusel, et ma arvan, et neid ei saa nagu eraldi käsitleda ja kui siiani on minu arvates see omavalitsusreformi diskussioon nagu väga palju läinud sinna kanti, kuidas me saaksime teha omavalitsusi sarnasemaks või võimekamaks ja anda neile rohkem üle riigi teenuseid, siis äkki mõtleks hoopis teistpidi, et selle asemel, et võidelda vastu sellele, mis praegu et inimesed liiguvad, et inimesed elavad mitmes omavalitsuses korraga ja kui me just ei tee Eestit üheks omavalitsuseks, see situatsioon, et inimene on ühe omavalitsuse toimuma, lepime sellega, mis toimub ja selle asemel, et võtta sellele, mida kõike riigi omavalitsuseid tegi, mõtleks äkki seda, mida riigi omavalitsusi peakski tegema. Äkki oleks võimalik loobuda tänu sellele uued pildid. Nii et minu ootus on lihtsalt reaktsioone saada, mõtteid ja see lihtsalt lähtekoht, kas meil oleks vaja reguleerida Teotöö on meil olnud ei olemas. Kuidas me seda korraldame, kuidas me seda teeme, kus nad saavad raha, kas on halduslepingud, kes vastutab, kas asi üldse toimib, et näiteks kui me võtame sotsiaalhoolekande, siis meil on olemas näiteks kiriku kogukonnad, on olemas asumiseltsid, analoogilisi näiteid olen mina oma elus näinud või tean, et nad praegu on Eestis olemas. Tähendab, mikspärast me peame jõudma nende näidete kasutamise juurde nii-ütelda deduktiivsel meetodil mingisuguse jubeda Ameerika teooria kaudu, aga mitte jõudma siin selleni
aastate kogemuste kaudu. See, et tädi viiakse autoga haiglasse arsti juurde, töötas juba minu ajal, kui ma olin noor mees ja Eestis elasin kuskil provintsis. See teenus oli täiesti olemas. See teenus töötab praegu ammudegi. Näiteks ma olen ka hiljaaegu mõni aasta tagasi vaadanud, kui hästi toimub lokaaltakso Orava raudteejaama juures, kes veab seal mõnegi inimesi, kes sealt rongi pealt tulevad. Tõrge on puudu millegi poole on see püüdlemine, aga need on kohalikud omavalitsused, oota pean kinni, ära tegutse. Et siin tekib selline vastuolu. Kuristik vahel praegu, eks ole. Ja ma arvan, et me tegelemegi sellega, mis jääb sinna kahe vahele. Nii mõnigi teema on täpselt siin, sa näed nagu võimalusega. Ja samas see, mida ütleme meie omandireform ja hetkel kehtiv ühiskonnakorraldus on loonud seal, ütleme nende väikeste ühistutega vähemasti nii-öelda linnalises keskkonnas väga raske ellu kutsuda tegelikke muudatusi. Selles suhtes ma arvan, et see on väga õige, et me tegeleme selle tasandil, sest kui me toome siia võrdluseks näiteks Rootsi või Soome suured korteriühistud, mis hõlmavad terveid piirkondi, siis ilmselgelt on sellises kohas palju lihtsam, kus on see struktuur juba all, luua mingisuguseid ühiseid asju. Et täna on ikkagi korteriühistutel oma vahel. Meie siis formuleerisime nüüd selles võimaliku seaduseelnõusse ja üldiselt omavalitsuste poolelt on see toetus olnud igati mõistev, aga millegipärast on niimoodi, et ma olen tähele pannud 15-20 aastat ühte fenomeni, et näiteks Jüri võib kinnitada, et umbes nii kaua on arutatud kohaliku omavalitsuse üksikisiku tulumaksu kehtestamist. Et lahutada see nii nagu ta on Taanis ja Soomes ja nii edasi, on omavalitsuse ja see tänane omavalitsus on pigem üks selline kokkulepe, et erinevad kogukonnad selles piires toimetavad teatud ühiste reeglite järgi. Et see ei ole nii, et nüüd on Tallinn on riigis, tal on oma võim olemas, eks ju, et neil on lihtsalt hea. Me näeme, et nad ise algatavad asju nii-öelda positiivse programmiga. Mõtlen ette, et nii on ka linnavalitsusel või ministeeriumil võimalik oma nägu säilitades tulla vastu ka tõesti hea idee. Ühistu liikumise osas lihtsalt ma tahtsin vahele märkida või mõelda Margina, aga see täna ka Eestis väga aktiivne, kes on teistsugune. Ta ei ole seda laadi organisatsioonil, nagu oli teha 30 aastased Eestis. Aga näiteks seesama need asumiseltsid või asjad, mida esimese Eesti Vabariigi ajal ei saanud sellised mõelda, et sul oli inimeste elutingimused teistsugused, et tänast kogukondlikku tegevust sageli ei tunne ära esimese Vabariigi aegse mõõdu peaks taanduma sellele. Ja võib-olla siin üks asi, mis ma hoidsin alguses veidikene hoogu, aga et mõelda, et millisel abstraktsel tasemel me maadime selle vestluse kallal, aga üks teema, mis konkreetselt selle juures nagu isiklikult veidikene segab ja see jookseb sisse tervesse hulga erinevatesse muudesse asjadesse. Juba kui see alguses see jutt oli sellest, et raha ei ole avalike teenuste jaoks ja siis me peame nagu leidma moe, kuidas neid asendada või kuidas neid muud moodi teha. Ja siin on üks, see on natuke üldisem probleem, eks, aga minu jaoks, et mul on probleem olnud sellised, mis minu arust nagu vale dihhotoomia, et vale kaksikjaotus, et kõik asjad peaksid olema, langevad kas nagu kahte kasti, et kas on era või on avalik ja kõik, mis ei ole era, see on avalik ja kõik, mis on avalik, et see on era. Ja et nüüd, kui me nagu kahandame seda avalikku ruumi, siis järelikult peaks need asjad minema justkui erasfääri üle. Aga minu arust on seal üks hästi oluline mõõde vahel puudu, mille nimi eesti keeles võiks olla ühine. Et see läheb nende samad ühistute ja ühistegevuse selle juurde. Et riigi poolt vaadatuna on justkui see, eks, et kui see ei ole avalik teenus, siis see on erasfäär, et seal inimesed toimetavad oma vahel. Seda näidet ma olen toonud näiteks ruumi puhul just, et kui on juttu linnaruumist, või üldse võtame see Eesti 48 000 ruutkilomeetrit, et siis minu jaoks on see nagu veider see olukord, et seal peal ei ole ühtegi ruutmeetrit maad, mis ei ole kas era või avalik. Samas näiteks ütleme see, et kui
me hakkame minema sellest progressioonis, ütleme, et meil on korter, maja või korter, kus me elame, see on selgelt era. Seal ei ole nagu ilmselt kellegi kohtlust, et see on minu eraruum, kõik. Nüüd võtame kortermaja näiteks kuskil Mustamäel, et nüüd kui ma astun sellest kortermaja uksest välja ja lähen koridori esikusse, kas see on era või avalik? Et kui vaadata nagu niisuguse katastri info järgi, siis on tegu era, et see ei ole avalik ruum, et see on mingi avalik ruum. Aga sellel hetkel nagu see ei ole päris ikkagi eraruum, et ma ei saa seal teha seda, mida ma saan teha oma toas, et kui ma seal hakkan nagu jõulukuuski üles panema või põrandat värvima. Mis on selle inimese nii-öelda see trigger või see käivitav jõud, et ühelt nagu küsiks lihtsalt, et kas see on see, et ta tahab või et ta peab, ehk et see vahekord, et kas inimesed võtavad kätte ja teevad midagi sellepärast, et nad näevad, et sellest riigi nii-öelda, kuidas öelda, lävendist tahaks nagu paremini, mõnusamalt ja ise, või on äkki probleemne tendents see, et on toimunud selline, ma nimetan natuke brutaalselt seda hiilivaks või tagaselja riigipoolsete kohustuste nagu ülesütlemiseks. Lihtne näide, eks ole, et eks ole, et koondatakse sisejulgeoleku, vabandan, et klavan näide, et sisejulgeoleku tagavaid võimekusi vähendatakse ja piltlikult öeldes, kui sa tahad, et su maja ei põleks lõpuni ära, sa pead seda tegema, aga nüüd probleem on ka selles, mis on täitmiseks kodanikel kohustus. Näiteks millised? Tahte küsimus, valimiste küsimus, poliitiliste kaalude küsimus, mida iganes. Aga igal juhul linna siseküsimus ja siis on järgmisena tekib see vanemate inimeste kauba kohale toomine, sellised asjad, mida võiks nagu... See ongi küsimus, et kas kõik niisugused probleemid tekivad sellise konflikti pealt, et kas näiteks lastehoid on väga ilmselge näide, aga kas mingid muud teemad, mis alati selle pealt ei teki? Näiteks avalikus jällegi asi, millest nagu ei suuda täna piisavalt panustada, ta ei tunne võib-olla ka seda kohalikku vanuliidest. Mina arvan, et siin nagu see, mida New Yorgis tehti, need nii-öelda Plaza Toolkit, et sa saad nagu esitada oma projekti, et sa tahad kogukonnaga näiteks oma mingisuguse avaliku ruumi kulutada, sa saad siis sealt, ütleme, pingid või mingisugused elemendid, ma ei tea, kiiged, mida iganes, eks ole, mingid prügikastid, aga et sa teed seda seal koha peal selle kohaliku seltskonnaga, sest et see kohalik seltskond selle ise teeb, ta teab, kuidas teha, ta teab, kuidas kasutada, ta hakkab kasutama, sest ta on osaline olnud selles tegemises, eks ole. Selle sildi on räägib, me saame igaüks rääkida just seda, mida me tahame rääkida. Jah, just, me võime rääkida, pigem räägime kogukonna, kohaliku omavalitsuse ja riigi suhetest. Okei, teine asi on... mõistetest rohkem rääkige, muidu te kaotate oma aja, et katsuge minna otse sisusse ja mööda aru saada, et kriitika on võetud teadmiseks üritsulusele, saab absoluutselt õigus, aga ma ei kritiseeri, minul on selles mõttes, ma olen väga salliv, et ma võin samu väga hästi nimetada karusääsiks. Lepime kokku, et nüüdsest peale seda karvastut pruuni looma nimetatakse niimoodi ja ma hakkan seda kasutama. Aga me saime teada väga olulise asja, nimelt Ainar Ruussaar ja Paul Kender on üks ja sama isik. Ja me edaspidi ainult nii räägime. Selge. See on väga oluline teada saamine, ma ütleksin. Kuule, aga ma tahtsin paluda, et tegelikult üks laud ja ma arvan, et teie laud sobiks selleks kõige paremini arvestades teie profiili. Et kas te saaksite läbi arutada muudas selle, et mida teha nende tegevuse ja kortermajadega, kus on võib-olla ainult üks perekond, kes kuidagi elab, võtab koos sunkaga tuba. Et kas on võimalik seal tekitada sundvõõrandamine nende kinnistute tegeliku hinnaga, mis paljudel juhtudel on €1 korter, et kas see jääks püsti, et meil on siin õiguskantsleri esindaja, erinevate erakondade ajakirjandused, Markborn teatavasti üks kõige targemaid ajakirjanikke, kelle saated on alati vapustavad ette, valmistab ühesõnaga see probleem, mis on need tühjad majad,
hästi suur julgeolekuoht ja mis tohutult... Siin on vaja mingi eraldi institutsioon, sundvõõrandamine ei hakkadki Eestis tööle ja tõenäoliselt ei hakka. 60-70 võõrandamist iga aasta praegu. Aga igal juhul seda saab lihtsamalt idee tasandi lahendus välja pakkuda. Seda saab administratiivkorras. Seda saab teha kohaliku omavalitsus ja muide see on paljudel omavalitsustel on täielik jama seljas, et kellelegi kuulub mingi laut, eks ole, et on riik katusega midagi, kus keegi käib narkootikumi süstimas või mingeid varastatud autosid lammutamas, eks. Ja samal ajal nad ei julge sundvõõrandamise peale minna, et kuskil on mingi probleem, et ühesõnaga mida näiteks nende üljatud hoonetega teha, et see konkreetne koht oleks vägendatud, et kui teile mahub see, siis oleks tegelikult väga hea. Teine on ikkagi mingisugune vajadus, et kui ma seda tervise näidet, siis sul ongi põdura tervisega inimene on kogukonnas, kes on teada, et ta ei suuda, ta ei saa seda avalikku teenust selles mahus, mis tal vajalik on. Tal ei maksa keegi teine, ta ei suuda seda ise kinni maksta. Siin on mingisugune lõtk siis, mida saab see kogukond täita. Ja need inimesed, kes on tahtnud välja tulla oma kodukohast ja kuhu linna või kuhu mujale, need on aktiivselt suhtlevad inimesed. Need on siis tulnud Tallinnast kokku ja nüüd vaikselt valguvad Tallinna ümbrusesse valdadesse. Ja need, kes on olnud 100, 200, 300 ühe koha peal, need on alati jäänud need, kes ei ole suhtlevad inimesed. Kõik lammutatud maju, siis lihtsalt korraks öeldaks, et ma arvan, et asi ei ole siin kindlasti mitte ainult hirmus sundvõõrandamise ees, vaid selles, et väga palju on, kui me näiteks räägime Tallinnast, see ei pruugi teiste puhul üldse kehtida, aga Tallinnal endal on palju lagunevaid maju, millega hakkama ei saa. Ma toon sulle õlg. Nende endale kuidagi saamisest, sest see ühendab seda hallatavat kinnisvara veel rohkem. Nii et see ei ole nagu ainult hirmus, kus paljudel kohalikel omavalitsustel ei ole valmis olevat sellise asja tegeleda. Just selles, et ei kaoks ära osalustunne riigiga, et see võõrandamine ei kasvaks ja kuidas me sinna jõuame, mis on need trepiastmed ja see on seesama asi, et osalustunne või võõrandamine, see on identiteedi küsimus. Ja mis see tänapäeva mõistes üldse see kogukond on? Kas see on üks ja kindel asi? Kas kogukond peab olema seotud omavalitsusega? Me just tõime näited, et territoriaalsus ja vaimne see osalus on täiesti erinevad asjad ja praegu on kõik segamini. Ja küsimus on nüüd see, et nende erinevate stupaalide jaoks on vaja erinevaid lahendusi. Ja küsimus selles, et kui me saime need kirjeldavad, need prooverdluspaalid kätte, nendega saab kirjeldada mingid konkreetselt, füüsiliselt valitud piirkonda ja sealt pealt saada selle oma näol see lahendada. Mida iganes veel. See tagasi linna. Nii et ja see, et ühel hetkel ehitame lasteaedu arvestades, aga läheb põlvkond 2 ja need peavad hakkama hooldekodu ülesandeid täitma. Tuleb ehitada lasteaedana nii, et tulevikus kõlbaks ka hooldekodu. Ja ta peaks universaalne olema. Ma lihtsalt ei provotseeri, ma lihtsalt küsin, kuidas see konkreetselt peaks olema. Sellepärast, et KOV-il nagunii on selle jaoks oma eelarve, nad ei tea igal pool, mida on vaja teha ja selles suhtes mina arvan, et kui me eeldame samas, et ilma igasuguste vahetuseta suhtaks vabatahtlast kõik toimib, mis on reaalsed teenused, nagu näiteks lastehoid, siis ma arvan, et see alati ei ole nii. See kindlasti ei ole nii, aga kas see peaks toimuma nagu otse rahaliste vahendite andmisega? No see on kindlasti mingisuguse projekti asjad, kindlasti saab leida ka numbre. Inimesed ei suuda projekte veel maksemat riiki juurde. Sa suudab seda teha paar aastat ja rohkem seda suuda. Aga kogu aeg teevad, üks inimene teeb juhatus muutub, see ongi see tegevuse projekti. Meil on 13 supilapäevad praegu tulemas ja meil on täielik kaos, me ei suuda rohkem teha, nii väsinud. Tulevad uued inimesed ja teevad edasi. Olemegi vanaks ja absoluutselt ja see ongi see, et kui ei tähendab, aga kus see toetus peaks olema, mina arvan, et see peaks olema rahaline toetus, sest rahaga ostetakse lihtsalt kus MTÜ-d ära ja sa ei tohi olla sõltuv. See peab olema struktuurne toetus. See on üks asi ja teine asi on suhtlus. Ja siin ei lubata tõkkepuust edasi, öeldakse, et kirjade vastuvõtmine toimub vastuvõtu ajal, vastuvõtu aega nähakse selle kellaaja. Mis on nagu ajavabaduse tipptase või siis päris palju on ju neid inimesi, kes propageerivad kogukondlikku maja, kus käib
müüaksegi, siis koos putitame üles ja koos elame edasi. Tartus on mitu maja. Kesk-Eesti Räätsal vist kusagil prooviti, et kanti 1 euro eest korter. See projekt minu meelest on ummikusse jooksnud praegu. Mida on tekkinud näiteks piletikonks, et sellest, et see võlgade meetod, näiteks Madagaskaril traditsiooni võlgade meetod on see, et sa võtad ühe puuoksa ja lõikad sinna sisse nii palju sälge, kui see võlg on, ja lõikad selle pooleks, selle puuoksa. Üks hoiab üht, teine hoiab teist pool. Ja sealt tuli see kontsa, see stokk, et kust on pärit aktsiaga tegelikult, aktsia mõiste. Aktsiad on pliiatsed. Stokk, no see on pliiats, sama asi. Üks meile ei jõuta, siis tuleb aga nüüd, miks see on oluline või miks ma sellest tahtsin rääkida, on see, et siin on üks väga fundamentaalne ja tähtis implikatsioon on see, et jällegi, kui sa lähed Vana-Kreeka juurde tagasi, Vana-Kreeka ajaloo juurde ja vaatad seda, et kellega kaubeldi omavahel, et siis oma kogukonna sees tegelikult ei töötanud nagu selline rahapõhine majandus, mitte kuskil. Seal see töötas kas gift economy, mis on ka omamoodi võla nagu põhine asi, et sa olen võlga, aga ma annan selle edasi ja maksan selle tagasi. Tervisele. jah, et see on nagu küsimus maja selles, kas ta on ehituslikult niimoodi, et ta aga siin meil on see probleem selles, et hakkavad tegelema elukeskkonna loomisega ja nüüd järgmine asi, mis me, et see kärg teeb ta aru. Või ütleme, et külasõtsin on kokku kärje, on ju, kes ta hindab siis? Kes ta lõpuks? Olles 7 aastat nüüd MTÜ üles ehitada, väga teeninud ja väga väikse sellega maksin, aga ma kujutan ette, et vanema ühiskonna on see oluline ja hoopis teises mõttes ka. Päris minu jaoks oli see küll päris arusaamatu. Rootsi tegi ju omal ajal selle oma kommuunireformi just nimelt gümnaasiumi põhise piiride muudatust 90ndatel aastatel, jah. See mõte, et kõik seda tüüpi asjad, mida võime tähistada märksõnaga võrgustada, on ta siis haiglavõrk, koolivõrk, lasteaed, neid ei saa ühe omavalitsuse piirest lahendada. Ma ei tea, kuidas te ise Tallinnas tunnete, aga Tartus on küll, et Tartus on ikka Tartus, et mina olen ka supiline, aga ma olen Tartune ikka nagu esmane. No sa oled ikka, minu jaoks oled sa supiline. Esmajärg. Sa oled kõigepealt tartlane ja siis eestlane. Jah, umbes niimoodi jah, et Tartul on, ma ei tea, väga tugev identiteet, et on kohad, Muhu lastel näiteks on väga tugev identiteet. Kooli hoolekogu hoolises selle eest, et lapsed saavad koolis käia. Hästi huvitav, see kadus loaga lõigatud 40. ära ja seal juba siis kõike muud. Et on kogukond, tema võiks tegeleda detailplaneeringu ja ei otsustamisega, alghariduse ümber tegutsemisega. Nüüd kogukondade liit võiks tegeleda põhiharidusega, aga kogukondade liit vist menetlusega ei tegele. Kui me räägime sellest detailplaneeringust. Praegu sul on valda kogukondade liit. Nii, ja nüüd küsimus on see, et kui me tahame nüüd põhiharidusega on siin okei, gümnaasium peaks istuma nähtavasti jälle gümnaasiumiharidust. Nii, algharidusega seotud lasteaed, algkool tegeleb kogukonnaga. Nüüd põhihariduse asjaga läheb ühe kogukonna jaoks natuke liiale. Nüüd on 2-3 kogukonna siis tegelevad sellega. Gümnaasium on juba kõik kogukonnad mingis piirkonnast, et ennast tunnevad, on ju. Ja sel juhul see menetlustasand läheb nüüd siia. Meil on hakanud juba eristuma natukene selline 2 tasandit. Korraks ütleme, kui on tegemist maaleviga, siis seesama 3. aste jääb koolile. Vaata, ta on nagu paksem ja ta kannaks nagu seda välja. Et see annab, tähendab, et mõned asjad küll on marginaliseeritud, aitaks kõige rohkem. Ja see lahendaks terve hulga muid sotsiaalseid probleeme. See lahendaks näiteks leevendust probleemi madala sissetulekuga riski vahel. See tähendab, et sul inimesel ei ole seda desperatsiooni, et ta peab lükkama oma tervishoidu elementaarselt edasi. See lahendab probleeme terve hulga muude omavalitsuse
näiteks SMS-laenu küsimus, see ei lahendaks seda, see leevendaks väga suurelt. Et kus inimesed on see, et sul on desperation ja sa kõik teavad, et see on halb idee. Kõik teavad, et see on väga halb mõttes. Võtad selle lootsega, et äkki järgmine kuumas oma palgad. SMS-laenuga on ikkagi see asi, et mina ei ole mingisugune analüüsi selle põhjal, et kui palju need SMS-laenu ära elanud, kui palju võtab endale nagu täiendava asja loomist, just mida ta tahab, mida ta ei saa võib-olla lubada, mis ei ole tal häda vaja. Kõige refinantseerimine riigis on see, et sul on mingid võlad asjad peal ja siis sul on vaja seda püüad seda nagu lahendada, leida lahendust selleks kuuks ja siis tehakse see otsus, mis osub väga halvasti. Ja siis ta kasvab. Mis on see, mis me võtame riigile, kohalikule omavalitsusele juumast, aga sinna maani teeme vastutus võtab. Ja võt siit maalt võtab siis kogukord ühendust või mingi kokkuleppeline võtt, võtab selle tegevuse üle. Ja kuna seda vastutust ei ole korralikult jaotatud ka keskvalitsuse ja omavalitsuse vahel, sellega võiks igavene nutt ala. Viimsil on oma kasu sees, kui ta tekitab head ühendused Tallinnaga, sest siis on võib-olla küll neid inimesi, kes vähemalt mingiks eluperioodiks kolivad sinna. Et kui vanemad lapsed saavad koolis käia omal käel, eks ole, bussiga turvaliselt oma trennides ja saavad ka koju niimoodi, et nendega midagi ei juhtu, eks ole. Ja et samal ajal näiteks on keegi siis kõige väiksem kodus jalutab ringi ja saab teda õue saata mängima. Et see elukeskkond on paljudele väga okei, pluss mere ääres kõik sportimisvõimalused ja võib-olla oma aeg ja parem võimalus eramaja pidada. Ehk siis nende peaks olema see, et nad tahavadki, et need inimesed elaks seal ja selleks, et nad lahedalt seal elaks, mitte ei koliks siia Kalamajja näiteks, et ummikutest pääseda, nad peaks olla huvitatud, et need teed, mis viivad Tallinna, ühistransport, isiklik auto, lastehoid, et kas siis seal koha peal või Tallinnas, kui see on vanemad mugavad, eks ole, et see oleks korraldatud ühiselt ja mina näen, et neil mõlemad on huvi käigus. Aga kui sa käsed neil hakkad halduslepingut tegema, siis millegipärast ei ole see siiamaani välja tulnud väga paljudel juhtudel. Selles mõttes ma just näen, et võib-olla peaks seadusega selle kohustuslikus korras ette kirjutama, et nii on. Mille, sul on selles mõttes tulid keegi, on vaja lihtsalt luua pretsedent, ehk siis on vaja eeldus luua selle jaoks, et seal keegi inimesed ei tulge sinna poole. Ma ütlen ausalt, et minu küla Natturi või Ergi ei huvita, mis toimub Loksal. No okei, see, et te olete Harjumaale, ma olen piltlikult öeldes teise maakonna, ta Loksa piiril läheb välja vihule. No ma ütlen, piltlikult käsu veel midagi huvitav. Kuskil seal, mis toimub kaugel, mis on täiesti Narva maantee ääres. No see ei ole, nüüd öeldakse, et teeme veel suuremaks, et Vihula oleks nagu edukas, teeme veel suuremaks. Ühe väikse asja, minu naabrinaine on see, kes on alustanud Otti, eks otseselt tootjad tarbijale. Need käivad väga hästi näiteks Viljandis. Viljandis Ott on jõudnud nii kaugel isegi, et nemad just nimelt kogu arusaama on alustanud sellele, et põlluinimesed, kes toodavad midagi, koolid ja lasteaiad, see on abstraktne, me oleme Eestis jõudnud arusaama, miinuspooled räägib, me oleme jõudnud arusaama, kus kohas kohalik tootja ei saa õune tuua sinna ehk siis nad püüavad kohaliku tasandil jõuda valitsusega arusaama, kuule, siin on tootja, siin on kool, lasteaed, mis siis nüüd toimub? Oi, no ma ei tea, meil on siin seadus. Kui me enne vestluse alguses teeme sisse selle mõiste, et see mudel mingis mõttes võiks olla universaalne. Noh, eks ole, et ta peab olema selline, mis võimaldab paindlikke lahendusi eri paikades, on ju. Ütleme ühes, ma ei tea, Eesti ühes otsast, teises otsas enam nii. Ja tegelikult see selline kogukonna vanema laiendatud volituste roll toimib ka sisuliselt Tallinna asumites ja asumiseltsides. Tegelikult me asumiseltsidega oleme nagu linn, kuidas selle asumi vanema kui sellise, see mudel on vahet ei ole, me räägime asulast või ühest külast, asumist või ühest külast, eks ole, et see on ka olnud meil mõte seltsidega, et asumi vanem võiks olla mingisuguste volitustega ka linna elu otsustamise juures. Ja nüüd on panemised, et te olete asuline, üks punkt, tal on mingid volitused, riigi poolt nii-öelda antud volitused. Nüüd muidugi hakkabki lihtsalt see
praktilises elus see vahekord, et kui tegemist on vabatahtliku tööga, siis inimene lihtsalt, ütleme, vabatahtlikul tööl kipuvad olema omad nii-öelda loomulikud piirid, eks ole, noh, kas selles piires, et noh, kui me võtame kas või selle sama mingi pääste näite, eks ole, et ikkagi me saame aru, et ainult vabatahtlike päästjate peale me võib-olla kogu Eesti päästet siiski hea meelega üles ehitaks, kui me tahame kindlad olla, et 24/7 ikkagi meile... Aga me räägime volitust praegu vabatahtlusega. Volitust räägime praegu. Nojah, aga vaata selle volitusega veel mul on... Et volitused peavad olema nagu ju teisipidi kaetud selle võimekusega seda volitust siis tõepoolest täita või noh, et sa Oot, mul on üks selline küsimus, kas teie meelest siis peab olema, kas selle külavanema ja asurkonna vanema ja see ju ise tekkeline, see on see, et inimesed tulevad kokku ja otsustavad, selleks ei pea korraldama mingeid valimisi või ma hakkasin valesti aru saama, et mingi volikogu inimesed ise valivad. Kas näiteks ütleme... Ma arvan, et mida sulle mõttes on see, et sul on vaja seda kogukonna liitu, mis tegelikult teatud asju ikkagi korraldab tehniliselt. Just, aga mis asi see on? See on põhikooli põhine nagu struktuur. Jaa, aga mis see on? See on avaliku halduse teema on see. Praegu peab küsimus sellele, et kas on ainult üldkoosolek, kus on kõik kogukonna liikmed või on seal vahel veel? Külavanemate liit näiteks. Ütleme siia, et kuskil siin tasandil on külavanemate liit, see on avaliku halduse teatud, nüüd on külavanem, proovime seda pidi siis. See külavanema valimine on üks väga veel küsimus tegelikult. Või siis on hinnast ainult seda kasutada teistmoodi, see ei ole minu näide peas oli ka see, et külades on alati mingi vana meditsiiniõde, kes siis teeb teistele süsti, kui on vaja. Mida teeks ametlikult, on ju, siis tõesti ei tohi teha maksud, jube keeruline. Siis teeb sama. No või selles mõttes, et õpetajad, treenerid, et see selles mõttes on samamoodi selline ligisev ala, eks ju. Mina treenin ja õpetan Eestis Jaapani pööravõitlust 10 aastat ees. Ma pole sentigi raha. Ma ei tahagi, ma ei võta selle eest raha, sest niipea kui ma seda tegema, mul ei ole esiteks seda vaja, aga kui ma hakkaksin seda tegema, siis ma pean minema taotlema treeneri kutse, pean tegema sertifikaate, eksameid, asju, pean kogu seda arvestust pidama, kõike seda, mis tähendab, et lõpuks jääb vähem aega teha seda, et mida ma tahaksin. No vaata, see sõltub jälle su võimalustest, kui sul on võtta see ruum, et kus sa saad ilma rahata pakkuda sellist ma ei paku ilma rahata, see on ühine, see on jälle nimelt, me kõik koos teeme seda, me kõik koos maksame paar eurot korra eest, et mis see tuleb, saali rent, et see on küll 15 eurot korda, jah, et 7 inimest, aga üks maksab 2-3 eurot ja see on rennikord olema. No või siis selles mõttes see on ka see, et ma ei tea, mina lapsevanemana aitan oma lapse klassi veel matemaatikast aru saada ja siis paneeliga et see on nagu absoluutselt nagu okei. Vabatahtlikud. Minu arust see on kõige olulisem. Et see vist on isegi olulisem probleem kui see juriidiline korraldus ise, sest minu meelest saab praegu juriidilise korralduse juures teha ka asju hästi, mitte ainult õigesti, aga praegu mõnikord ei võtta ka õigesti. Aga mis aitaks neid asju siis paremini teha, et kas see peaks olema nagu ala presidendi algatatud kodukaunistamise kampaania, president peaks ütlema, et nii omavalitsused, hakkame nüüd kaasama. Mis see lahendus oleks, et kuidas siin ka öeldi, et asi on kultuuris, kuidas seda kultuuri siis parandada, kui asi on kultuuris? Me seadusega ei saa parandada, aga kuidas me saame kultuuri parandada? Siis ei saa saali üürida. Seltsinguga seoses ei ole võimalik niimoodi, et sul on seltsing ja siis sa ühel hetkel lähed ja üürid endale korvpallisaali, et seda ei saa. Seltsingu leping tuleb teha. Siis saab ja siis vajadusel, kui keegi ei täida oma kohustusi, näiteks kontorisaali üliõpsad, siis saab viib kokku, täidab ära.
ma arvan, et vastas ammendavalt sellele küsimusele. Parem esitame aruandeid edasi. Lähme siis minu arvates päevakorda kinnitatud, nende jaoks otsused tehti. ta puudutas selle tagasi, kui ta võõrandub oma nii-öelda sellest kogukonnast. alati on nii, et kui lõpusaks läheb, see läheb veel lõpusamaks. Et nüüd võiks siirduda ühisarutelu juurde, kui sobib ja jätkuvalt on selles mõttes vaba pidamine, et igaüks saab endale võtta vett ja porgandit ja kes soovib, siis seal ees raha eest saab ka kõiki muid jooke, sööke. Aga jätkaks vaba ja rõõmsa aruteluga, et mille võiks lahti lüüa siis laudade kaupa. Ja siis on võimalus kõikidel kommenteerida, küsida, arvamust avaldada, et selles mõttes teeme vabalt vahel.